Jaapan on saareriik Aasia idaosas. See koosneb tuhandetest saartest, kuid 4 suurimat neist on Hokkaido, Honshu, Shikoku ja Kyushu. Siinsete vanimate teadaolevate rahvaste hulka kuulusid inimesed, keda tänapäeval nimetatakse jomoniks. Nad elasid jahipidamisest, kalapüügist, taimede korjamisest ja tegelesid nööriga mustrisse märgitud keraamika valmistamisega. Hiljem saabusid uued rühmad Aasia mandriosast, eriti Korea poolsaarelt. Nad tõid kaasa süsteemsema riisi kasvatamise, raua ja pronksi kasutamise ning uued eluviisid. Seda ajajärku nimetatakse Yayoi perioodiks. Tänu põllumajandusel oli rohkem toitu, selle tulemusena kasvasid asulad ja rahvaarv suurenes. Kuid koos toidu hulga kasvuga tekkis ka võitlus maa ja võimu pärast. Oli perekondi, kes said teistest rikkamaks ja võimsamaks. Hiljem kujunesid välja väikesed riigid, millel olid oma juhid. Kui jõuti 3. ja 4. sajandisse Pekra Eustus Yamato piirkonnas, mis asub praeguse Nara prefektuuri aladel, tugevnes üks juhtide rühm. Neid kutsuti Yamato õukonnaks. Nad ei kontrollinud kohe kogu Jaapanit. Alguses olid nad vaid üks paljudest mõjukatest rühmadest, kuid liitude, sõdade ja suhete kaudu teiste klannidega laiendasid nad järk-järgult oma võimu. Yamato õukonna kõrgeimast juhist kujunes välja positsioon, mida tänapäeval nimetatakse Jaapani keisriks. Hiina ja Korea avaldasid samuti suurt mõju iidse Jaapani arengule. Korea poolsaarelt ja Hiinast jõudis Jaapanisse uus teadmine kirjutamise, ehitamise, valitsemise, meditsiini ja muude valdkondade kohta. Üks tähtsamaid saabunuid oli budism. Traditsiooniliste allikate kohaselt tutvustati budismi ametlikult Yamato õukonnas 6. sajandil, peakriistil. Kui see toodi Korea poolsaarel asuvast kuningriigist nimega Paeche, pole täiesti kindel, kas see juhtus aastal 538 või 552. Kuid selge on see, et budismi mõju Jaapanis kasvas kiiresti. Tegelikult ei kadunud jaapanlaste varasemad uskumused kohe, kui budism saabus. Selle asemel järgiti endiselt shintoismi, nende iidset usku looduse vaimudesse ja esivanematesse. Ja selle tõttu hakkasid paljud jaapanlased kasutama uskumusi ja rituaale nii budismist kui ka shintoismist. Kui Yamato õukond tugevnes, püüdis see ka valitsust organiseeritumaks muuta. Aastal 645 B.C. alustati reformide seeriat, mida nimetatakse Taika reformideks. Selle eesmärk oli tugevdada keisri võimu ja vähendada suurte klannide mõjuvõimu. Valitsus püüdis ka maa ja elanikkonna panna otsesemalt keisrikoja kontrolli alla. See süsteem põhines Hiina valitsemisviisil. Selle tulemusena tekkisid ametnikud, maksud, elanikkonna registrid ja provintsid, mida valitseti keisri nimel. Kuid kõiki neid muudatusi polnud lihtne ellu viia. Mõjukatel peredel olid endiselt suured maad ja mõjuvõim. Kuna mõned piirkonnad olid pealinnast kaugel, oli keisrivalitsusel raske kogu riiki otseselt kontrollida. Aastal 794 B.C. keiser Kanmu viis pealinna üle Heian-kyosse. See koht on tänapäeva Kyoto. Siin algas Heiani ajastu, mis kestis peaaegu 400 aastat. Kaiser elas Kyotos, seal elasid ka kuninglik perekond ja kõige jõukamad aadlikud. Nad ehitasid suuri paleesid, templeid, aedu ja uhkeid elamuid. Samuti õitses Jaapani oma kultuur. Sel ajal lõid jaapanlased ka lihtsama kirjutamisviisi, mida nimetatakse kanaks. Seda oli nende oma keele jaoks lihtsam kasutada kui ainult Hiina märke. Seetõttu hakkas luuletusi rohkem tekkima, päevikuid ja lugusid, mis kirjutati jaapani keeles. Üks selle ajastu tuntumaid teoseid on Genji lugu, mille kirjutas Murasaki Shikibu, naiskirjanik keiserlikus õukonnas. Kuid samal ajal kui aadlikud Kyotos olid hõivatud kultuuri, tseremooniate ja ametikohtade pärast võitlemisega, nende kontroll kaugemate provintside üle hakkas tasapisi nõrgenema. Selle tulemusena tekkis provintsides üha rohkem suuri maaomandeid, mida keskvalitsus enam eriti ei kontrollinud. Seetõttu palkasid maaomanikud provintsides relvastatud mehi, et oma maad kaitsta, makse koguda ja vaenlastega võidelda. Nii tugevnesidki sõdalased, keda hakati kutsuma samuraideks. Samuraid ei saanud kohe Jaapani valitsejateks. Alguses olid nad keisrivalvurid ja sõdalased, aadlikud, templid ja rikkad maaomanikud.
Kuid kui nende armee ja territoorium kasvasid, suurenes ka nende mõju poliitikas. 2 kõige võimsamat sõdalaste klanni olid Taira ja Minamoto. Mõlemal neist oli seos keiserliku perekonnaga, kuid suurem osa nende jõust põhines provintsidel ja samuraidel, kes neid järgisid. 18. sajandil sattusid need 2 klanni omavahelisse võitlusse. Küsimus oli selles, kellel peaks olema suurim mõju keisrile ja keiserlikule õukonnale. Aastal 1156 puhkes Hogeeni mäss keiserliku perekonna sees tekkinud tülide ja erinevaid pooli toetavate aadlike tõttu. Mõne aasta pärast võiklesid peamised sõdalasklaalid taas Heiji mässus. Selle võitis Taira klann, mida juhtis Taira no Kijomori. Tänu võidule sai ta kontrolli suure osa Kyoto keiserliku valitsuse üle, kuid nende võim ei kestnud kaua. Teiste aadlike ja sõdalasperekondade viha kasvas, kuna Taira klannil oli valitsuse üle liiga suur kontroll. Üks neist, kes neile vastu astus, oli Minamoto klann. Aastal 1180 algas Genpei sõda. See oli ulatuslik sõda Taira ja Minamoto vahel. See kestis peaaegu 5 aastat. Lõpuks alistas Minamoto Taira 1185 aastal. Kõige võimsamaks juhiks pärast seda sai Minamoto no Yoritomo. Selle asemel, et valitseda Kyotost, rajas ta oma enda sõjaväelise valitsuse Kamakuras. See on linn, mis asub kaugel keisri jõukonnast. Keiser jäi Kyotosse ja teda tunnustati jätkuvalt kui Jaapani kõrgeimat sümboolset juhti. Kuid tõeline kontroll armee, maade ja paljude valitsuse otsuste üle läks Yoritomo kätte. Aastal 1192 talle anti tiitel Shogun. Shogun on kõrgeim sõjaväeülem, aga tegelikult oli Yoritomo juba Jaapani kõige võimsam valitseja. Siit algas Kamakura shogunaat ja pikk ajajärk, mil riiki juhtisid tegelikult sõjaväejuhid. Sajandite jooksul keiser jääb Jaapani oluliseks sümboliks, kuid shogun ja samuraid hoiavad enda käes suuremat osa võimust ja peagi seisab uus sõjaväeline valitsus silmitsi oma suurima katsumusega. Mandri Asias läheneb Mongoolite impeeriumi armee, üks suurimaid ja kõige kardetumaid impeeriume ajaloos. Ja nüüd on nad siin. Kamakura uue sõjaväevalitsuse rahu ei kestnud kaua. Mandri-Aasiast laienes Mongolite impeerium Kublai Khani, Tšingis Khani pojapoja juhtimisel. Ta kontrollis juba suurt osa Hiinast ja Koreast. Ja ta tahtis, et ka Jaapan tunnustaks tema võimu. Kublai Khan saatis Jaapanisse sõnumeid. Ta nõudis, et riik alluks tema valitsusele. Kamakura shogunaat ei nõustunud sellega. Selle tulemusena hakkasid mongolid ette valmistama suurt sissetungi. Aastal 1174 esimene mongolite vägi jõudis Kyushusse. Kyushu, mis asub Jaapani edelaosas. Armee koosnes Mongooli, Hiina ja Korea sõduritest. Nad võitlesid organiseeritumalt rühmadena ning kasutasid nooli, lõhkrelvi ja erinevaid sõjalisi taktikaid. Samuraid polnud sellise lahinguviisiga harjunud. Nad olid harjunud võitlema üks ühe vastu. Samal ajal ründasid mongolid korraga mitmekesi. Sellest hoolimata oli jaapanlaste kaitse väga tugev. Pärast lahingut Kyushus naasis Mongooli vägi oma laevadele. Seega taandusid nad. Samuti tabas neid tugev torm, mis hävitas osa nende laevadest. Kuid oluline on selgitada, et torm polnud ainus põhjus nende taganemiseks. Suurt mõju avaldas ka jaapanlaste vastupanu ning Mongooli armee varustuse ja juhtimise probleemid. Sellegi poolest ei andnud Kublai Khan alla. Aastal 1181 saatis ta taaskord veelgi suurema sissetungijate väe. Ja seekord oli Jaapan juba paremini valmis. Japaanlased ehitasid Hakata rannikule pikad müürid, et mongolitel oleks raskem maabuda. Nad ründasid vaenlase laevu ööd ja päevad väikeste paatidega. Lahing kestis mitu nädalat. Seejärel tabas piirkonda väga tugev taifuun. Paljud mongolite laevad põrkasid kokku, said kahjustada või uppusid. Jaapanlased nimetasid neid torme hiljem kamikaaseks, mis tähendab jumalik tuul, sest nad uskusid, et need päästsid Jaapani sissetungi eest. Jaapan jäi küll ellu, kuid sellel oli suur hind. Kamakura shogunaat kulutas palju raha kaitserajatiste ehitamiseks ja sõdurite ülalpidamiseks. Kuid kuna uusi maid ei vallutatud, polnud ka piisavalt maad ega rikkust, mida samuraidele tasuks jagada. Paljud samuraid tundsid, et neid ei tasustatud õiglaselt pärast seda, kui nad olid riiki kaitsnud. Selle tõttu hakkas nende usaldus Kamakura vastu tasapisi nõrgenema. Seda kasutas ära keiser Go-Godaigo, kes oli Jaapani keiser 14. sajandi alguses. Ta soovis taastada valitsuse tõelise võimu keiserlikule õukonnale Kyotos. 1333 aastal
alustas ta ülestõusu Kamakura shogunaadi vastu. Mõned mõjukad samurai komandörid asusid tema poolele. Üks neist oli Ashikaga Takauji, kes varem teenis Kamakura valitsust. Kamakura shogunaat kukkus ja keiser Gogo Daigo sai ajutitselt valitsuse kontrolli tagasi. Kuid paljud samuraid ei olnud rahul. Nad tundsid, et keiser andis rohkem positsioone ja autasusid keiserliku õukonna aadlikele kui sõdalastele, kes aitasid tal võita. Üks neist, kes keisrile vastu hakkas, oli Ashikaga Takauji. Ta alistas keiser Gogo Daigo väed ja rajas Kyotos uue sõjalise valitsuse. Aastal 1338 Takauji tunnistati shoguniks. Siit algas Ashikaga shogunaat. Kuid isegi uue shoguniga ei olnud tal täielikku kontrolli kogu Jaapani üle. Erinevates provintsides tugevnesid piirkondlikud isandad, keda kutsuti daimyodeks. Daimyod olid võimsad maaomanikud, kellel olid omaenda samuraid, lossid ja territooriumid. Nad sõlmisid liite kui vaja. Kuid sageli võitlesid nad omavahel, et laiendada oma maad ja võimu. Segadus süvenes veelgi 1467 aastal, kui puhkes Onini sõda. See algas vaidlusest selle üle, kes saab järgmiseks shoguniks. Kuid sellest sai kiiresti suurem võitlus võimsate daimyode vahel. Suur osa Kyotost hävitati ja Ashikaga shogunaat nõrgenes veelgi. Pärast sõda Jaapan jagunes mitmeks territooriumiks, mida valitsesid peaaegu iseseisvalt daimyod. Seda ajajärku nimetatakse Sengoku perioodiks ehk sõdivate riikide ajastuks. Sõda käis peaaegu pidevalt. Daimyod ehitasid lose. Nad tugevdasid oma armeesid ja võitlesid oma sugulaste ja endiste liitlastega. Sellel ajal sai tuntuks mõned rühmad, keda tänapäeval nimetatakse ninjadeks. Tavaliselt kasutati neid luuretegevuseks, spioneerimiseks, vaenlase territooriumile sisenemiseks ja muude salajaste ülesannete täitmiseks. Nad ei olnud nagu need müstilised sõdalased, keda sageli filmides nähakse. Enamik nende tööst seisnes info kogumises ja missioonide täitmises, mida daimyo ei tahtnud avalikult korraldada. Oli ka budistlikke sõdalasmunki, keda kutsuti sohei, munged. Mõnel templil oli oma maa ja relvastatud järgijad. Seetõttu osalesid nad ka poliitilistes ja sõjalistes konfliktides. Kui daimsed omavahel võitlesid, jõudis Jaapanisse uus tehnoloogia. Aastal 1543. Portugali kaupmehi vedav laev sattus Tanegashimasse, ühele Kyushust lõuna pool asuvale saarele. Neil oli kaasas tahilukuga tulirelv. Enne seda kasutasid jaapanlased juba püssirohtu mitmel moel, kuid selline käsitulirelva tüüp oli neile uus. Kohalik daimyo ostis relvad ja lasi Jaapani käsitöölistel teha nende enda versiooni. Nad õppisid kiiresti, kuidas seda valmistada. Vaid mõne aastaga hakkasid Jaapani töökojad tootma palju tahilukupüsse, mida nimetati ka Tanegashimaks. See nimi tuli saarelt, kus need pärit olid. Mõõka ja vibu ei asendatud kohe tulirelvadega. Neid oli aeglane laadida ja vihmaga oli neid raske kasutada. Kuid kui palju sõdureid tulistasid korraga, suutsid nad maha võtta isegi kogenud samurai. Seetõttu võtsid daimyod kiiresti tulirelvad oma armeedesse kasutusele. Koos kaupmeestega saabusid Jaapanisse ka kristlikud missionärid. 1549. Aastal saabus jesuiitide missionär Franciscus Xaverius. Ta alustas Kristuse tutvustamist mõnes Jaapani piirkonnas. Oli daimyosid, kes võtsid uue religiooni vastu oma usu tõttu. Teised tegid koostööd missionäride ja Portugali kaupmeestega, sest soovisid paremat ligipääsu kaubandusele ja tulirelvadele. Kuid mitte kõik mõjukad daimyod ei saanud kristlasteks. Üks neist oli Oda Nobunaga. Nobunaga oli daimyo Ovari provintsist Kesk-Jaapanis. Ta oskas hästi kasutada tulirelvi, organiseeritud jalaväge ja uusi sõjalisi taktikaid oma vaenlaste vastu. Tema edu põhjuseks polnud ainult tulirelvad. Ta oli ka osav liitude loomisel, komandöride valimisel ja vallutatud alade kontrollimisel. Kui erinevad daimyod jätkasid omavahelist võitlust, hakkas Oda Nobunaga vallutama olulisi piirkondi Kesk-Jaapanis. Pikka aega vaenutsevateks territooriumiteks jagatud riigi ühendas ta järk-järgult ja esimest korda pärast pikki kodusõja aastaid tekkis taas tõeline võimalus kogu Jaapani ühendamiseks. Sellest hoolimata, kui Oda Nobunaga laiendas oma kontrolli Jaapanis, katkes tema kampaania ootamatult 1582 aastal. Üks tema komandöridest, Akechi Mitsuhide, reetis ta. Tema mehed piirasid templi ümber, kus Nobunaga Kyotos peatus. Kui Nobunaga nägi, et tal pole enam pääsu, suri ta templi sees. Aga Jaapani ühendamine ei lõppenud temaga.
seda jätkas üks tema parimaid komandöre, Toyotomi Hideyoshi. Hideyoshi pärines tavalisest perekonnast. Ta ei sündinud võimsa samurai ega daimiona, kuid tänu oma sõjalisele ja poliitilisele nutikusele ta tõusis järk-järgult ametiredelil, kuni sai üheks kõige võimsamaks inimeseks Jaapanis. Ta alistas Nobunaga vastased ja sundis ülejäänud daimiod alluma. 1596. aastaks oli peaaegu kogu Jaapan tema kontrolli all. Hideyoshi ei saanud shooguniks, võib-olla seetõttu, et tal polnud sobivat päritolu kõrgest sõdalaste seisusest. Selle asemel kasutas ta tiitlit Kanpaku ehk keiserlik regent. See tähendab, et tema juhtis riiki keisri nimel. Kui Hideyoshi bananes, ta tahtis pärandada võimu oma noorele pojale, Toyotomi Hideyorile. Kuna Hideyori oli veel laps, määras Hideyoshi 5 võimsat daimiot, kes ajutiselt riiki juhiksid ja tema poega kaitseksid. Üks 5 daimiost oli Tokugawa Ieyasu. Kuid pärast Hideyoshi surma 1590. aastal hakkasid daimiot taas võimu pärast võitlema. Nad jagunesid 2 leeriks, need, kes toetasid Hideyoshi perekonda ja need, kes olid Tokugawa Ieyasu poolel. Aastal 1600 2 suurt armeed kohtusid Sekigahara lahingus. Tokugawa Ieyasu võitis. Tänu sellele võidule sai temast Jaapani kõige võimsam valitseja. Aastal 1603 keiser andis talle shooguni tiitli, siit algas Tokugawa shogunaat. Ieyasu rajas oma sõjaväelise valitsuse Edosse, linna, mida tänapäeval nimetatakse Tokioks. Seetõttu on see ajajärk tuntud ka kui Edo periood. Keiser jäi Kyotosse, olles riigi oluline sümbol. Kuid Edo shogunil oli tegelik kontroll sõjaväe üle, maa ja valitsuse üle. Üle 250 aasta hoidis Tokugawa valitsus suuremas osas Jaapanist rahu. Daimiosid jälgiti rangelt, et nad ei hakkaks uuesti mässama. Neile anti käsk regulaarselt Edo linnas elada, samal ajal, kui nende perekonnad pidid seal viibima, et tagada nende lojaalsus. Kuna sõdu oli vähem, arenesid põllumajandus, äritegevus, linnad ja kunstid. Edo kasvas, Osaka ja Kyoto kasvas ka kaupmeeste, käsitööliste ja koolide arv. Kabuki teater sai kuulsaks haiku luule ja ukiyo-e puulõiked, kuid koos rahuga tuli range kontroll. Tokugawa valitsus oli Kyotos ettevaatlik. Nad nägid, et Euroopa suurriigid ja missionärid võivad religiooni kasutada poliitilise mõju saavutamiseks Jaapanis. Hirm kasvas veelgi pärast Shimabara mässu aastatel 1637 kuni 1603. Paljud mässulistest olid vaesed talupojad ja suur osa neist olid kristlased. Pärast mässu mahasurumist kristlust keelati veelgi rangemalt. Shogunaat kontrollis rangelt ka inimeste, laevade ja kaupade sisse- ja väljaliikumist. Seda süsteemi nimetatakse Sakoku süsteemiks, kuid oluline on selgitada, et Jaapanit ei suletud täielikult kogu maailma eest. Kontrollitud kaubandus Hiina, Korea, Ryukyu kuningriigi ja põhja pool asuvate ainudega oli samuti lubatud kontrollitud kaubandus. Hollandlased olid ainsad Euroopa kaupmehed, kellel lubati jääda. Nad paigutati väikesele tehissaarele nimega Dejima Nagasakis. Seega ei olnud Sakoku täielik katkestus teiste riikidega. See oli range süsteem, kus shogunaat valis, kellega võib kaubelda ja kus seda teha tohib. Hollandlaste kaudu Euroopast jõudis siiski Jaapanisse osa teadmisi. Seda nimetati rangakuks ehk Hollandi õpinguteks. Jaapani teadlased tõlkisid raamatuid meditsiini kohta, anatomia, astronomia, geograafia, matemaatika ja muud teadused. Seetõttu ei olnud Jaapan täielikult uute ideede eest välismaailmast ära lõigatud. Edo perioodi alguses rahvastik kasvas ja majandus arenes. Ehitasid paremaid teid, sildu, niisutussüsteeme ja koole. Kuid 18. sajandi lõpu ja 19. sajandi alguse saabudes hakkasid probleemid ilmnema. Samuraidel oli raske, sest nende sissetulek oli fikseeritud, samal ajal kui kaupade hinnad tõusid. Mõned kaupmehed said aga rikkaks, kuigi ametlikus sotsiaalsüsteemis suhtuti neisse halvasti. Jaapan koges ka näljahädasid. Paljud talupojad jäid nälga, hakkasid mässama või kolisid linnadesse. Selle tõttu hakkas usaldus Tokugawa valitsuse vastu tasapisi nõrgenema. Kui probleemid Jaapanis süvenesid, samas ajal tugevnesid Aasia ümbruses lääneriigid. 1853. aasta 8. juulil saabusid Edo lahte 4 Ameerika sõjalaeva, mida juhtis kommodoor Matthew Perry. Jaapanlased nimetasid neid aurujõul töötavaid laevu mustadeks laevadeks. Nende tumeda kere
ja neist väljuva suitsu tõttu. Perryl oli kaasas kiri Ameerika Ühendriikide presidendilt. Ta palus Jaapanil avada mõned sadamad Ameerika laevadele, eriti varude täiendamiseks ja merehädalistele meremeestele abi osutamiseks. Samuti oli selgelt näha Perry laevastiku võimsaid kahureid. Tokugawa valitsus teadis, et Jaapan ei suuda Ühendriikide kaasaegsele relvastusele vastu seista. Kui Perry järgmisel aastal tagasi tuli, kirjutasid mõlemad pooled 31. märtsil alla Kanagawa konventsioonile 1854 aastal. See avas mõned Jaapani sadamad Ameerika laevadele. Perry veenis neid, et isegi kui need pole sõjalaevad, ei tohiks neid keelata. Paljud jaapanlased vihastasid, sest shogunaat tegi end naeruväärseks, nõustudes välismaalastele soodsate lepingutega. Nad ei tahtnud, et see juhtuks Jaapanis. See, mis juhtus teistes Aasia piirkondades, mis sattusid lääneriikide kontrolli alla. 2 tugevaimat territooriumi, mis tugevnesid shogunaadi vastu, olid Satsuma ja Choshu. Nad olid varem rivaalid, kuid moodustasid liidu. Nende eesmärk oli anda tõeline võim tagasi keisrile ja luua tugevam valitsus, mis suudaks Jaapanit kaitsta. Aastal 1867 viimane shogun Tokugawa Yoshinobu astus tagasi, kuid võimu üleminek ei toimunud kohe rahumeelselt. Aastal 1868 puhkes Boshini sõda Tokugawa toetajate vahel. Ja keiser Meiji poolel seisva armee vahel võitis keisri pool. Siin lõppes üle 250 aasta kestnud Tokugawa shogunaadi valitsemine. Keisri valitsus viidi Kyotost Edo linna. Edo nimetati ümber ja sellest sai Tokyo, mis tähendab idapealinna. Võimu tagastamist keisrile nimetatakse Meiji restauratsiooniks. Aga see ei tähenda, et keiser Meiji ise isiklikult juhtis iga osa riigist. Tegelikke muudatusi viis ellu ametnike ja endiste samuraide grupp, kes valitsesid tema nimel. Nende eesmärk oli selge. Jaapan tuli moderniseerida enne, kui see satub lääneriikide võimu alla. Uus valitsus ehitas raudteid, telegraafiliine, tehaseid, kaasaegseid koole ja uut pangandussüsteemi. See palkas ka välisnõustajaid, et õpetada inseneriteadust, meditsiini, kaevandamist, õigust, sõjandust ja transporti. Japan saatis Euroopasse ja Ameerika Ühendriikidesse õpilasi ja ametnikke, et uurida, kuidas neid riike juhitakse ja arendatakse. Üks suurimaid muudatusi oli moodsa rahvusarmee loomine. Varem olid peamised sõdalased ainult samuraid, kuid uue süsteemi järgi võidi sõjaväkke võtta mehi erinevatest ühiskonnakihtidest. Järk-järgult kaotati ka samuraide eristaatus, sissetulekud ja õigus kanda mõõka. Paljud neist leidsid uue töö sõjaväeohvitseridena, õpetaja, politseinik või valitsusametnik, kuid on ka neid, kes ei leppinud oma endise staatuse kaotamisega. Aastal 1877 tuhanded endised samuraid Satsumast tõusid üles Saigo Takamori juhtimisel. Seda nimetatakse Satsuma ülestõusuks. Jaapani uus riiklik armee alistas nad. See näitas, et on lõppenud aeg, mil samuraide klannid olid riigi kõige tugevam sõjaline jõud. Vaid mõne aastakümnega muutus Jaapan riigist, mida valitsesid taimjad ja samuraid, kaasaegseks rahvusriigiks, millel oli keskvalitsus, rahvusliku armee, tehase, raudtee ja kaasaegse haridussüsteemiga. Kuid Jaapani uue võimu eesmärk ei olnud ainult enesekaitse. Kuigi see matkib lääneriikide tehnoloogiat ja sõjaväesüsteemi, hakkas see jäljendama ka nende territooriumi laiendamist. Pärast kontrolli tugevdamist Hokkaido üle ja Ryukyu kuningriigi Jaapaniga liitmist, uus valitsus pööras oma tähelepanu Koreale ja Hiinale. Siit algab Jaapani ajaloo uus peatükk. Selle tõus Aasia võimsa impeeriumina. Pärast sõjaväe moderniseerimist Jaapan kasutas oma uut jõudu Aasias territooriumi laiendamiseks. 1894 aastal algas esimene Hiina-Jaapani sõda Tšingi-Hiina vastu. Kahe riigi peamine vaidlusobjekt oli kontroll Korea üle. Jaapani sõjavägi oli moodsam ja organiseeritum, mistõttu nad võitsid Hiinat. Pärast sõda Jaapan sai endale Taiwani ja tugevdas veelgi oma mõju Koreas. 1902 aastal sõlmis Jaapan liidu Suurbritanniaga, et seista vastu Venemaa laienemisele Ida-Aasias. 1904 aastal puhkes Vene-Jaapani sõda. 1905 aasta Tsushima lahingus hävitas Jaapani merevägi peaaegu kogu Vene laevastikku.
see oli suur võit, sest Jaapan tõestas, et üks Aasia riik suudab võita võimsa Euroopa riigi. kuid koos Jaapani tõusuga kaasnes ka naaberriikide kannatus. 1910. aastal vallutas Jaapan Korea ja liitis selle oma impeeriumiga. Esimese maailmasõja ajal liitus Jaapan liitlasriikidega ning hõivas Saksamaa kontrolli all olnud territooriume Hiinas ja Vaikse ookeani piirkonnas. pärast sõda sai Jaapanist Rahvaste Liidu liige, kuid riigis sees tugevnes sõjavägi jätkuvalt. Samuti levis veendumus, et Jaapan peab hankima rohkem maad ja tooraineid. 1931. aastal okupeeris Jaapani sõjavägi Mansuuria, mis asub Hiina kirdeosas. 1937. aastal algas ulatuslik teine Hiina-Jaapani sõda. Jaapan okupeeris palju piirkondi Hiinas ning selle sõdurid panid toime julmi kuritegusid tsiviilelanike vastu. Jaapani jätkuva laienemise tõttu kehtestasid Ameerika Ühendriigid ja teised riigid majandussanktsioonid. Nad piirasid ka nafta varustamist, mis oli Jaapani sõjaväe jaoks väga oluline. 1940. aastal sõlmis Jaapan liidu Saksamaa ja Itaaliaga. Neid nimetati teljeriikideks. 7. detsembril 1941. aastal Jaapan ründas ootamatult Ameerika mereväebaasi Pearl Harboris Hawaii'l. Selle tõttu astusid Ameerika Ühendriigid teise maailmasõtta. Jaapan vallutas kiiresti palju piirkondi Aasias, sealhulgas Filipiinid, Malaya, Singapur, Hongkong, Birma ja Hollandi, Ida-India. Kuid liitlasväed hakkasid järk-järgult vallutatud territooriume tagasi võtma. 1945. aastaks Jaapani merevägi oli peaaegu hävitatud ja paljud Jaapani linnad olid pommitamiste tõttu rängalt kannatada saanud. 6. augustil Ameerika Ühendriigid heitsid aatomipommi Hiroshimale. 9. augustil heideti veel üks aatomipomm Nagasakile. Samal päeval ründas Nõukogude Liit Jaapani vägesid Mandžuurias. Tänu aatomipommidele Nõukogude Liidu siselemisele sõtta, hävingule ja varustuse puudusele otsustas Jaapan alistuda. 15. augustil 1945. aastal keiser Hirohito kuulutas raadios välja sõja lõpu. Ametlikult allkirjastati alistumine 2. septembril. Pärast sõda Jaapan sattus liitlasvägede okupatsiooni alla, mida juhtis Ameerika kindral Douglas MacArthur. Kaiserlik sõjavägi saadeti laiali ja valitsust muudeti demokraatlikumaks. Keiser Hirohito lubati ametisse jääda, kuid temast sai vaid riigi sümbol ning tal ei olnud enam otsest võimu valitsuse üle. Uues põhiseaduses Jaapan loobus samuti sõjast kui vahendist rahvusvaheliste konfliktide lahendamiseks. Selle asemel, et taas üles ehitada impeerium, keskendus riik oma jõumajandusele, haridusele, tööstusele ja tehnoloogiale. Selliste juhtide ajal nagu peaminister Shigeru Yoshida rajas Jaapan kiiresti tehaseid ja ettevõtteid. Aitas kaasa ka liitlassuhe Ameerika Ühendriikidega ja suur nõudlus Jaapani toodete järele. 1955. aastaks oli Jaapani majandus juba ületanud sõjaeelse taseme. 1968. aastal. Sellest sai maailma suuruselt teine kapitalistlik majandus. Jaapan sai tuntuks autode, kaamerate tootmise poolest, elektroonika ja teiste toodete poolest, mida müüakse erinevates riikides. Vaid mõne aastakümnega sai riigist, mis oli teises maailmasõjas peaaegu hävitatud, üks maailma rikkaimaid ja arenenumaid riike. Kuid selle tõusu juures on oluline õppetund. Jaapanist sai kaasaegne ja võimas riik, kuid ta kasutas seda jõudu ka selleks, et vallutada ja põhjustada suurt kannatust teistes riikides. Pärast kaotust 1945. aastal. See valis teise suuna, mitte enam laienemine sõja kaudu, vaid areng tööstuse, teadmiste ja tehnoloogia kaudu. Keisri ja samuraid ajastust alates Jaapan läbis kodusõja, isoleerituse, moderniseerimise, impeeriumi ja ränga hävingu. Kuid ta taastas end taas ja sai moodsaks riigiks, nagu me teda täna tunneme.